Well done for the training. Really appreciate about your like concentration and like emotions. This is top, like, but keep it for tomorrow. Tomorrow we need the same emotions. Like I always say, like tactics is one thing, but the most important in the games is just the heart and the like brain. So you must to like help each other, fight for each other, and doesn't matter what will happen on the pitch. At the end, like it's about your communication. Vova Vassiljev, tere tulemast Paidesse. Esimesed päevad on edukalt tehtud, kuidas tiim sind vastu on võtnud? Ma arvan, et on positiivne, et nagu ma varasemalt ka ütlesin, et paljusid ma tean, et paljudega ma isegi võib-olla siin mänginud ka jalgpalli, et mul on kõik tuttav ja mõned välismaalased on uued, aga üldiselt ka staffis ei ole mul palju uusi nägusid, et väga mõnus on, atmosfäär on väga hea, positiivne, pigem ma näen, et meestel on palju energiat ja tahtmist ja võib-olla veel natukene pinget kusagilt ma näen, sest need viimased tulemused ei ole eriti head meie jaoks. Me peame neid parandama ja iga mäng on meil nagu kulla hinnaga, et ei tahaks eriti nagu kaotada punkte, seda on näha meeskonnas, aga põhimõtteliselt nagu meie praegu suurim eesmärk on siis neid lõdvestada natukene ja siis nendele usku, et need on head mängijad ja ma reaalselt näen kvaliteete meeskonnas ja ma arvan, et koos saame ägedad asju korraldada. Sinu Šamorini perioodi lõpu ja Paide perioodi alguse vahele jääb vaid paar nädalat. Kuidas sa tunned peatreenerina, et kas paari nädalane vahe kahe eri tiimi juhendamiseks on piisav aeg selleks, et ennast õigesse uude rööpasse asetada? Ma ei näe praegu mingisugust väsimust enda kehast või isegi peast. Pigem ma arvan, ma olen noor treener ja mulle see meeldib see rutiin, et ma tahaks olla nagu maksimaalselt palju jalgpalli sees ja pigem kui tekiks mingi paus, võib-olla see tekiks mul mingi kriisi, et võib-olla ideid ei oleks nii palju, et praegu ma olen hoos, ütleme niimoodi, oma ametis ja mulle meeldib olla siin ja ma ei tunne ühtegi nagu isegi 1%, et ma peaks pekkama praegu. Fakt on see, et sinu ja Ivan Stoikovitši arusaam jalgpallist on üpris sarnane. Kas see vundament, mille Ivan endast maha jättis, annab siia peale uus maja ehitada küll? Kindlasti. Ivanit ma tean juba Levadia ajast, et Marko Savic ta tõi sinna ja meil oli väga hea suhtlus temaga, et ma tean, mida ta mängis ja see annab mulle väga suurt eelist, et ma ei pea tutvuma väga palju meeskonnaga, kuna kõik printsiibid ja tema mängustiil on mulle väga tuttav ja lõpuks see, mis Ivan tegi, see on väga suur töö ja kindlasti see läheb meile kasuks, kuna need alamprintsiibid, mõned on samasugused ja ma näen, et mehed nagu suudavad ellu viia palju kiiremini minu ideed, nagu kui muidu oleks, kui treener oleks teise filosoofiaga. Välisvaatleja silm on lugenud meie staffis väga palju erinevaid nimesi kokku. Kuidas sa ise seda kommenteerid, et abitreenereid on Nikita, siis Tarmo Atsi näol 3, pluss veel kõiksuguseid füüsilise ettevalmistuse treenereid ja nii edasi. Kas sa tunned, et see tiim, kes sul täna kasutada on selline, kellega annab ühel hetkel ehk Eesti meistritiitel koju tuua? Ma kindlasti usun seda ja ma arvan, et kui vaadata tänapäevast jalgpalli, siis liigub sinna suunda, et treenerid on rohkem kui mängijad. Et kui me vaatame välismaa peale, siis tihtipeale seal on iga mängijal on oma individuaaltreener ja ma arvan, sinna see Eesti jalgpalli ka vaikselt liigub. Et ma ütlen, et meil on Eestis kõige suurem staff, kindlasti mitte, et ma olen näinud ka suurimaid siin, aga mida rohkem käed kasutada, seda paremini. Me saame valmistada mängudeks, me saame palju kiiremini arendada individuaalset mängijad ja mul on väga hea meel, et ka Paide tuli nagu vastu ja ei hakanud kedagi välja vahetama, et pigem me saime ühe treeneri näol lisa, et Nikita Borelin on siis +1 meie staffis ja ma arvan nagu, et need kõik nagu staffi liikmed on väga kompetentsed ja isegi annavad mulle ka mingid häid ja uusi mõtteid, mida ma saaksin kasutada. Et nii palju, kui ma siin 3 päevaga nendega suhelnud, siis ma näen, et igaüks nendest on ambitsioonikas ja tahab nagu panustada siia meeskonda ja see mulle väga meeldib, kuna jällegi minu filosoofia anda kõigile vabadust ja ma tahan, et nemad ka arenevad koos minuga. Et neil on ka palju oskusi, mida mul ei ole ja ma saan neid ära kasutada. Et minu hinnangul see staff on väga hea ja sellega saab kindlasti saavutada eesmärki, mida Paide on endale püstitanud. Homme on sinu Paide linnameeskonna karjääri esimene suur kadalipp ja väljakutse. Läheme värskete karikavõitjate ehk et Nõmme Kalju vastu võõrsil mängima. Mis on see plaan, millega tugev ja hea soos Kalju maha murda? Plaan on väga lihtne, lüüa rohkem väravaid kui vastane, aga see on klišee. Ütleme ausalt, nagu nii palju, kui ma olen neid analüüsinud, siis Kalju on väga tugev kaitses ja ega isegi kui karikafinaali vaadata, siis ühtegi väravat nad ei lasknud sisse mängust, just et kõik olid karistuslöögist või penaltist ehk siis standardolukorrad ja
ma arvan nagu, et me peame olema väga targad selles mängus, et me peame kindlasti teadma, mis soone meil tuleb kasutada, kus tuleb rünnata ja kus vähem eksida. Sest neil on kvaliteeti seal, noor meeskond, väga energiat täis ja kindlasti ei tule lihtne mäng. Jällegi meie kasuks võib olla see, et nad mängisid karikat ja meil oli tsükkel valmistuda, aga samas teades Kaljut, vahet ei ole, mis seisundist nad tulevad, nad ikka võitlevad lõpuni ja on juba mitu mängu, kus nad on pööranud nagu kaotusseisust ja on saavutanud võite. Ehk siis meie jaoks on see suur väljakutse, jällegi ei olnud palju aega midagi uut teha, aga ma arvan, see võib-olla võtmesõna on energia ja tahe. Kui me suudame homme hoida distsipliini ja olla nagu üks russikas, siis ma arvan, et me suudame ka positiivset tulemust saavutada. Super, aitäh sulle, Vova, nende juttude eest ja soovime sulle edu esiteks homseks ja kõikideks edasisteks perioodideks Paide linnameeskonnale.